24 lähevad kohe viimasele ringile ja eelviimasel ringil oli nende vahel vahemaa 57,4 sekundit, nii et Raul, viimane ring, lõpukong on sinu jaoks kõlanud ja kaugel on Ülo Tuur, kahjuks teda veel näha ei ole, et oleks tegemist võib-olla lõpuspurdiga. Nüüd ta siin lõpusirgel on ja kohe-kohe on temagi minemas viimasele ringile. Ülo Tuur, viimane ring, koll, kellad kõlasevad ja tervitame siin järjekordselt ringilt ka Karmenit. Karmen, ole tubli ja jõudu, jätku ja sitket meelt. 36 sekundit oli viimasele ringile minnes Ülo ja Rauli vahe. Kas on võimalik, et Ülo Tuur suudab selle vahe veel viimasel ringil tasa teha ja tulla siis nii-öelda poolmaratonis, öömaratoni, poolmaratoni distantsil võitjaks? Jevgeni, kus fotograaf on? Ta läks ära ju. Üldse ära või? Jaa. Ja samal ajal maratonijooksjad läbivad ringi järel, kui Eesti kann või Eesti kunn laulab laulu 30 ja kõlamas on see siis noorte meeste auks, kes kohe finišisse vist jõuab. Nonii, finišisirgel on siis Raul Liibenau, nii et aplaus talle, poolmaratoni võitja vahetas siis aga siit see võit tuli! õhtumaratoni mitmenda kohasa Raul saidki teise vist. Nii et ja kohe on ka finišis Ülo Tuur numbri all 134 ja vahe lõpuks jäi ainult kella järgi, kohe tuleb ka Ülo lõpptulemus 15,4 sekundit, veel viimase ringiga võttis Ülo 20 sekundit lähemale, aga kahjuks sellest ei piisanud ja tasuks siis teine koht. Poolmaratoni järgmine lõpetaja on arvatavasti Margus Kauber. Kui mitte midagi ei peaks juhtuma, siis Margus Kauberile kuulub kolmas koht. Hoiame talle siis pöialt.